Terre! Täna räägin milleski tõeliselt sügavast, sellest, mis seob omavahel keelt, identiteeti ja ellujäämist ühes väga suures ja iidses kultuuride peres. Alustamegi kohe ühes suure küsimusega, mis puudutab tegelikult meid kõiki. Mis siis päriselt kaob, kui üks keel sureb? Just sellele me täna vastust otsimegi. Et sellest loost aru saada, peame kõigepealt selgeks tegema, kellest me üldse räägime. Kes on soome-ugri rahvad? Tegelikult on see üks uskumatult kirju seltskond, keda ei ühenda mitte riigipiirid, vaid nende keelte iidsed ühised juured, mis ulatuvad tuhandete aastate taga. Aga siin on konks. See tohutult mitmekesine keelkond seisab praegu silmsitsi väga tõsise ohuga. Paljud neist keeleharudest on, ütleme nii, et närbumas. See on lugu nii vastupidavusest kui ka kaotusest. Ja et sellest mastaabist aru saada, vaadake seda numbrit. Umbes 40 soome-ugri keelest on lausa 37 vähemuskeeled. Mida see tähendab? See tähendab, et ainult eesti, soome ja ungari keel on riigikeeled. Kõik ülejäänud on justkui võõrad omal maal. Vanades soome-ugri müütides räägitakse tihti ilmapuust ja see on tegelikult suurepärane metafoor kogu sellele keelkonnale. Kujutage ette üht hiiglaslikku puud, mis ühendab maailmu, aga täna näeme, et paljud selle oksad on muutumas väga hapraks. Okei, aga kuidas me siia jõudsime? Sukeldumegi nüüd sellesse, üsna karmi tegelikkusesse, kuidas need hääled hakkasid vaikselt kaduma. Ja selle protsessi nimi on assimilatsioon. See siin on eriti kõnekas näide. See visualiseerib, kui kiiresti võib üks keel kaduda, kõigest paari põlvkonna jooksul. Vaatake neid numbreid Djankode kosta. Vanavanematest räägib ungari keelt 95%, aga nende lapselastest alla 5%. See on peaaegu täielik keelevahetus. Ja see tsitaat siin saamidelt on lihtsalt südantlõhestav. See näitab, et assimilatsioon pole mingi abstraktne poliitiline asi. See on sügavalt isiklik. See murrab selle kõige olulisem ahela otse perekonnas. Ja see surve kohaneda viibki täiesti uskumatult raskete valikuteni. Võtame näiteks Siberi handid. Vanemad, kes ise räägivad oma emakeelt vabalt, jätavad selle oma lastele edasi andmata. Ja miks? Sest nad armastavad neid. Nad muretsevad nende tuleviku pärast, lootes, et vene keel aitab neil elus paremini hakkama saada. Aga selle hind on oma enda kultuuri kaotus. Ja siin ongi see suur vastuolu, eks ole. Ühelt poolt romantiline vaade, teadlased, kes uurisid neid kogukondi kui mingeid puhtaid objekte, aga Tegelikkus oli hoopis midagi muud. See oli igapäevane diskrimineerimine ja tunne, et su oma keel on midagi, mida peab häbenema. Aga see lugu ei lõppe vaikuses. Absoluutselt mitte. Liigume nüüd edasi ja vaatame, kuidas kogukonnad on hakanud oma häält tagasi võitma. See lause siin, me võtsime oma keele tagasi. See saami kogukonna avaldus võtab kogu selle vaimuni võimsad kokku. See ei ole lihtsalt keele säilitamine. See on teadlik, aktiivne otsus mitte lasta oma kultuuril hääbuda. Ja saamide näide ongi siin lihtsalt suurepärane mudel, kuidas see taaselustamine toimib. Nad alustasid kõige tähtsamast mõtteviisi muutmisest, et oma keel ja kultuur pole häbiasi, vaid uhkuse asi. Ja siis hakati keelt tagasi tooma sinna, kuhu see kuulub. Koolidesse, lasteaiadesse. Ja lõpuks tehti sellest elav, kaasaegne kultuurikeel. Ja vaadake seda. Udmurditelt küsiti, mis teeb neist udmurdid? Ja vastus on ühene. Nende jaoks pole keel lihtsalt mingi osa identiteedist. See ongi selle kese. 45% ütles, et just keel teeb inimesest udmurdi. See on peaaegu sama palju kui päritolu ja traditsioonid kokku panduna. Uskumatu. Tänapäeval käib see kultuuri ellujäämise võitlus aga täiesti uute vahenditega. Mõelge sellele nagu tööriistakastile. Seal on kõik alates kohalikest seltsidest ja festivalidest kuni elavate veebikogukondade ja keele suvelaagriteni välja. Isegi ülikoolid on mängus. Ja see kõik toob meid ühe väga olulise mõtteni. Nende keelte saatus ei ole tegelikult ainult nende kogukondade asi. See puudutab meid kõiki, meie ühist inimlikku pärandit. Kui me vaatame seda ajajoont, siis me näeme tervet eepilist lugu. See algab iidsetest rituaalidest, karufestivalidest, liigub läbi 19. sajandi, kus keeli uuriti, aga rääkijaid ignoreeriti, siis tuleb 20. sajandi jõhker surve ja lõpuks tänapäeval lootusrikas taassünd, mida toetavad tehnoloogia ja uus teadlikkus. See on olnud pikk ja keeruline teekond. Sest kui me räägime keelest, siis me ei räägi ju tegelikult ainult sõnadest, eks ole. Iga keel on nagu iidne raamatukogu. Täis ainulaadseid mõtteid, vaatenurke maailmale, tarkust, mida on põlvest põlve edasi antud.
ja iga keelesurmaga põleb üks selline raamatukogu maha. Nii et lõppkokkuvõttes nende hääbuvate häälte säilitamine, see on meie kõigi ühise ajaloo ja kogemuse kaitsmine. Ja see jätabki meid ühe viimase küsimusega, millele mõelda. Mitu maailma kaob, kui üks ainus hääl igaveseks vaikib?